tulemast tagasi meie vlogi. Me täna Sydneyga matchime. Meil on siin mõlemad valged outfitid seljas. Ja ma olen ikka ühes tükis ja ma mõtlesin, et Sydney ei, ära tee. Ma mõtlesin, et eelmine vlog on viimane rasedusvlog, aga tuleb välja, et ei olnud veel see aeg käes. Kuna mul on lihtsalt hull vlogimistuju peal, sest et nagu ma rääkisin eelmises videos, siis mul on uus vlogi kaamera, nii et see annab nii palju motivatsiooni juurde. Nii et sellega lihtsalt tuleb hetkel seda nagu situatsiooni täielikult ära kasutada. Nii et teeme veel rasedusvlogi siia ja äkki tuleb veel üks. Me ei tea seda. Ühesõnaga, praegu on siis see aeg käes, kus iga kell võib beebi tulla, ja iga päev, kus ma ei ole sünnitanud, ma ise ka imestan ausalt öeldes, et iga hommiku märkan ennast, ma mingi, oh my god, ma olen ikka ühes tükis ja seda veel ei juhtunud ja täna öösel veel ei tulnud veed ära. Ma olen nagu iga öö valmis selleks, et veed tulevad ära reaalselt. Ma räägin nagu nii valmis lihtsalt, aga samas iga päev, kus ma veel ei ole sünnitanud, siis on tegelikult selles mõttes nagu hea, et ma saan nagu nii palju asju ära teha veel enne, kui ta sünnib, et mingid asju nagu ette teha, et hiljem ei oleks mingit sükest nagu muretsemist, et issand, et mul nagu mingid kohustused tegemata või mis iganes, et selles mõttes on tegelikult üli hea. Ja saabki nagu mingid nagu asju veel varuda, näiteks me lähmegi nüüd varsti poodi, et esiteks on mul vaja seaõli, sellepärast, et seaõli on ainuke asi, mis aitab mul dermatiidiga ja ma ei tea, kui sa oled eelmist vlogi vaadanud, siis sa nägid, et ma tegin seal vlogis seda kollageenimaski, mis mulle nagu nii meeldis, aga ma ei arvanud, et see trigerdab mul nii hullud dermatiiti, nii et mul tuli nüüd esimest korda raseduse jooksul dermatiit tagasi lambist. Täiesti, mul tuleb alati nagu siia lõuale ja suu ümber, nii et see tuli mul tagasi ja nüüd mul on seaõli vaja selleks, et seda ära saada. Ja siis on vaja veel mingit šampoone ja balsameid, et lihtsalt kuna ma näen, et need on ka kohe otsas, et mul oleksid need olemas, me peaks nende pärast nagu muretsema hiljem. Ja ausalt öeldes läksid mul ka ujukad katki, need küll kuivavad siin hetkel, aga see ülemine osa nagu traat tuli välja. Nii et praegult on veel need viimased soodukatajad ka, nii et äkki ma saan selle ülemise osa ka kuskilt. Nii raske murust leida mingid normaalseid ujukaid, mis reaalselt nagu meeldivad, matchivad, sobivad. Kuidagi kehakujud on nii erinevad lihtsalt. Ma olin paar päeva Instagramis vähem aktiivsem ja juba tuli nii palju kirju, et oh my god, kas sa oled sünnitanud? Oh my god, kas võib õnne soovida? Ja see on nii huvitav, kuidas nagu, kui tähtaeg on nii lähedal, siis inimesed nagu isegi täitsa võõrad inimesed nagu mõtlevad sulle, et see on jah, siuke hästi huvitav. Aga ei, olen veel ühes tükis ja ilmselt on see vist juba päris väike tõenäosus, et enne tähtaega sünniks, aga Vilsi tähtaeg on meil põhimõtteliselt nädala pärast, nii et mul saab homme juba 39 rasedusnädalat kantud. Nagu mis asja, 39 rasedusnädalat. Mida te ajate? See on nagu, kui keegi kirjutas mulle, kui ma olin mingi teisel trimestril või esimesel, et ma olen ka praegu rase ja ma olen mingi 39 nädalat rase, siis ma olin mingi nagu reaalselt see tundus lihtsalt nii kauge, see tundus nagu mida kõike sa oled ületanud selleks, et sinna jõuda. Ja nüüd olen ma ise siin. Et crazy, aga jällegi ma ütlen, ma ei ole kärsitu lapse sünniga. Ma tean, et ta on valinud endale välja täpselt õige kuupäeva, millal siia tulla. Ja iga päev, mis ta mul kõhus on talle hea. Kuidagi talle halb ei ole selles suhtes, et kasvab siin suuremaks. Ja üks asi, millest ma eelmises vlogis ei rääkinud, ma ausalt isegi mäleta, kas me olime selleks käinud seal juba või mitte, vist olime, aga ma ei rääkinud lihtsalt, et ma nädal tagasi tundsin nagu
veits vähem lapse liigutus, siis me käisime igaks juhuks siin kohalikus haiglas nagu kontrollis. Ja öeldakse, et kui sa nagu tunned rasvutusel mingi muutusi liigutustes, siis käi igaks juhuks kontrollis. Ja kõik oli nagu hästi. Tehti ultraheli ka. Poldud mingi, ma ei tea, kas 3 nädalat oli äkki möödas eelmisest ultrahelist. Ja siis öeldi, et oi, et see laps tuleb suur. Siis ma olin mingi, oh my god, nagu reaalselt kui suur, siis mida ta nagu mõõdab seal, kas nagu mingi 4 kilo või mida ta näeb seal. Ja siis ma küsisin, et nagu kui suur sees. Ja siis ta oli nagu, et no mingi 100 grammi siia sinna 3 kilost, ehk siis kas 3 kilo 100, 3 kilo või siis 2 kilo 900. Ja siis ma olin nagu, reaalselt ma oleks naerma tahtnud hakata, sest nagu mis asja see ei ole suur. Mul oli selleks ajaks ju 38 rasedusnädalat, ehk siis nagu, ma tean, et mina sündisin 4,5 kilosena näiteks ja nagu, ma ei tea, kuidas sa saad öelda, et ta on suur laps, aga ma arvan, et lihtsalt siin Hispaanias ongi ju see, et ma arvan, et nad nagu, kuna nad ongi nii palju pisemad inimesed üldsegi, siis nad nagu sünnivad ka väiksematena kui meie ja siis nendele võib-olla tundubki, sest nad on tegelikult päris, nad on nagu ülilühikesed ja nad on nagu konkreetselt nagu väikse kondiga inimesed oleksid. Et jah, ma ei tea, ma oleks reaalselt tahtnud naerma pursata lihtsalt seal. Ja siis mul oli see, et mul tehti KTG ja tehti ultraheli esimest korda. Siis esimest korda KTG-s ma olin üksinda, aga siis nagu igaks juhuks kutsuti 48 tunni pärast tagasi haiglasse. Läksin sinna tagasi, ma olin uuesti KTG all, olin seal mingi tund aega. Ja siis mul kõrvale tuli nagu suht kohe, minuga suht samal ajal tuli naine, kes oli 38+5 nädalat vist rase, nii palju kui ma kuulsin seal. Ehk siis nagu sama kaugel, kui ma praegu hetkel nüüd olen. Ja siis ta oli mingi ta mingi hullult tuhutas seal. Tal oli nagu nii valus. Ja mul läks süda nii pahaks sellest lihtsalt. Nagu, ma ei tea, ma olen valmis, nagu, ma ei tea, kui valus see sünnitus on. Ma ei ole seda veel teinud, on ju. Eks ma saan teile mõne nädala pärast rääkida, mis mu kogemus on. Aga ma ei tea seda veel, aga ma olen valmis, et see on valus, on ju. Aga nagu kellegi teise nagu tuhusid, täiesti võõra inimesega veel tuhusid kõrvalt kuulata, mul lihtsalt läks süda pahaks. No tõesti, mul oli nagu juba see, et tooge mulle midagi. Õnneks üks õde nagu mis tegi, et ma läksin natuke näost ära. Ja siis ta küsis, kas ma tahan midagi juua. Siis ma olin nagu, palun andke mulle seda õunamahla. Ma nägin, et neil oli õuna ja apelsinimahl seal valikus. Ja siis see tegi mul nagu oleku paremaks. Et jah, ühesõnaga see ei ole asi, mida sa kuulda tahaksid. Ja siis, kui ma olin näiteks esimesel trimestril, ma olin haiglas on ju toidumürgitusega, siis kui ma ootasin seal mingis ruumis, olin pikali, siis ma kuulsin, kuidas kõrval ka üks naine sünnitas ja nagu täiesti väga aktiivne sünnitus käis. Niimoodi, et nagu täiesti karjuti talle, et push, push, push. Ja siis lõpuks kuulsime nagu laps tuli välja, hakkas nutma. Ja see oli nagu nii nagu sürreaalne tunne kuidagi, et ma olin ise reaalselt nagu 7. nädalat rase alles nagu nii alguses. Ja siis ma mõtlesin, et issand nagu mind ootab ka üks hetk see sünnituse ees. Aga see oli alati nii kaugel. Ja nüüd see võib juhtuda täna, see juhtub homme, see võib juhtuda eelmine nädal. Aga fakt on see, et see juhtub nüüd lähiajal. Et nagu see ei ole enam kaugel. Kaugel kuskil mere taga on ju. Et võt see on veider, et aeg läheb nii kiiresti lihtsalt. Nii et jah, aga mul oleks tegelikult veel teiega siin lobiseda päris palju, aga räägime siis hiljem edasi. Ma natukene setin siin. Lähme käime poodides ja teeks midagi head süüa täna ja lihtsalt lobiskaks teiega ja ajastaks enda Instagrami mingeid postitusi veel ette. Ja lähme prindime mu sünnitusplaaniga siis välja. Peame siin raamatu kokku minema printima. Nii et need on tänased päevaplaanid pluss trenni teha. Nii, käime siis kõigepealt siin Actionis. See on minu üks Hispaania kõige lemmikumaid poode ja ma näitan teile kohe miks.
no esiteks siin on nagu reaalselt nii palju igasugust kaupa, nagu kodukaupa, üliheade hindadega ja no üldse kõike muud kaupa, aga mitte ainult kodukaupa, aga see on nagu huvitavaid asju reaalselt. Nagu lihtsalt iga kord käid siin mingi omagad, mis siia toodud on. Minu arust on veits võrreldav Eesti siis selle realiseerimiskeskusega, et kui Hispaanias satute, siis hullult soovitan siin restleib nagu kõike, aga mida mul vaja on hetkel, oleks vaja seda Xiaoli, millest ma enne rääkisin ja siis ma võtan alati siit valgupatoone ka ja vaadake reaalselt, nagu need on minu lemmikud vahvlid, need maitsed täpselt nagu Nixi vahvlipatoonid ja reaalselt 1 euro on üks selline ja palju Nixi omad, reaalselt mingi üle 2 euri, aga siin on mingi uued ka, mingid pistaatsi omad, võtame neid ka prooviks kindlasti Kasparile paar seda vahvlikest ka, alati võtan neid. Need on nagu nii head lihtsalt, need on isegi sõltuvust tekitavad, ma ütlen. Aga noh, üldse siin on nagu nii palju huvitavaid asju. Ma vaatan, siin on mingid valgukrõpsud tekkinud. Jällegi, enne ei ole näinud neid. Võtame neid kindlasti kaasa. Ja vaatab midagi veel. Ja näiteks vaadake, siin on see kreatiin on näiteks 6 euri ainult. Siuke. Ja siin igasugused mingi fitnesspallid, asjad, nagu haige koht lihtsalt. Haige koht ja see, oh my god, see tundub nii hea. See on massaažipall. Ma tahaksid kõike. Ja siin samas kohe on tegelikult beebide koht ka. Kus on igasugused beebiriided. Mingid sokikesed on siin. Mingid 2,98 ainult ja ma ei tea, igasuguseid asju. Peab vaatama, äkki leiab siit ka midagi. Siin seda minu siis šampooni ei ole, aga siin on näiteks mingid 4 euriga saad mingi siukse juuksemaski. Mul maski praegu on, seda ei ole vaja, aga nagu see on nii haige pood reaalselt. Või siis näiteks siin on need punniplaastrid, on mingi 1,39. On mingi siuksed on ju. Igasugused õlisi mul ongi vaja, need nagu 100% õlid. Ja mul ongi Xiaoli vaja, aga mulle tundub, et siin ei ole seda kahjuks. Ja auto temperatuuri mõõdik näitab 42 kraadi õues, kuigi ma juba mingit aega siin sõitnud ja auto on käinud, nii et päikse käes siin korralikult palav. Aga see pistaatsia mõjus oli mega hea. Ma sain juba 2 tükki neid ära. Ei ole kõige suurem, aga väga-väga hea oli. Täiega maitses. Nii, ma ei jõudnud siin poes filmida, aga me käisime siin samas keskuses seina poole võrd ja sain siit oma Xia õli, mis on mul siis dermatiidiga ainukesi, mis mul aitab konkreetselt ainukesi. See topsikene maksis siin mingi 6 euri, Eestist ma ostsin umbes sama laadse, ostsin 11 euriga, nii et 5 euro odavam ja ka 100%-line. Aga nüüd lähme käime ka Mercadonas, kes ei tea, siis Mercadona on Hispaania enda pood, seal kohe saame sinna ja äkki saan sealt omale mingi uue šampoonikese. Üldsegi Mercadona on tegelikult pereettevõte, Hispaania pereettevõte ja vist oli nende pere on äkki 5. Hispaania kõige rikkam pere. Lahe pood on see Merca, neil on nagu enda tooteid on ka seal hästi palju. Et ongi mingi, nagu Lidlil on ka enda tooteid ka, et siis neil on ka nagu enamus ongi tegelikult, mis ma olen tähele pannud, ongi nende enda tooted, kõik mingi jogurtid ja asjad, et hea hinnaga, huvitav kaup on siin ja tihtipeale me käimegi päeval vist istume seal Mercadonas konditsioneeri all ja sööme midagi, et teeme oma lõunaks siis, kui me oleme kuskil liikvel. Väga hea burger on seal näiteks, topeltburger, vist on ja veiseburger väga hea, aga mina võtan enamasti sealt siis Caesari salati ja see on ka nagu nii hea lihtsalt. Võt, aga me jõudsimegi nüüd siia kohale, nii et lähme vaatame, kas me leiame seda, mida vaja on. Nii ja need purksid, te leiate siuksest soojaletist. Mercadonas on hästi palju Hispaanias. See on see suur burger, räme hea. Ja tõesti veiseliha burger ka veel, et see väike ei ole üldse hea, aga see suur on väga hea ja siin üldse väga palju igast valmis tooteid. Ja ma tahtsin näidata üldiselt, kui odavad on munavalged nagu Hispaanias. See on isegi veel natuke kallim, kui ma mujal näinud, et 2,85 liitrine munavalge see. Eestis on reaalselt sama suur, on mingisugune 11 euri äkki või. Minu go-to salat
oh my god, kas see on otsas või? Ei, see Caesar on otsas vist. Või on siin all, oh my god, joppas. Ühesõnaga, see minu go-to Caesari salat ja see maksab ainult 2,30 siin. Nii, ja nüüd ma tahan siit vaadata endale mingisugust šampooni, kuigi ma tegelikult ei osta muidu kaubanduskeskustest šampoone, vaid ma ostan nagu pigem veits kallimaid, aga need pidid päris head olema siin, nii et vaatame ühe äpiga üle, kuidas nende koostis on. Saate aru, et meil hakkab lõpuks vihma sadama täna. Ma olen nii õnnelik selle üle reaalselt, ma nägin viimati siin vihma maikuus ja oh my god, äike ja vihm, issand kui õnnelik ma olen selle üle. Nii mõnus. Ma raamatukogus seda filmida ei jõudnud, aga me saime sünnitusplaani prinditud või 3 erinevat soovitas ChatGPT printida. Nii et 3 on prinditud ja siis 5 lehekülged. Aga see oli hispaaniakeelne tekst ikka välja kirjutatud, nii et jah, ühesõnaga chat soovitas ka viia see sünnitusplaan juba enne sünnitamist juba nagu haiglasse. Nii et me lähme proovime nüüd vaatama, kas on üldse seda vaja, kas chat räägib meile tõde või mis see on. Ja kui on vaja, siis me saame kohe anda neile selle plaani, et nad panevad kuidagi haigusloosse selle vist kirja, et nagu mis meie soovid on. Ja naljakas nagu reaalselt siis kui niiet tegime, nii on siis nagu Hispaania jaoks mingi vajalik asi, ühesõnaga põhimõtteliselt on nagu hispaanilisku kood on ju. Siis me nagu otsisime kohta, kus printida siis seda mingit vajalikke pabereid välja on ju. Ja siis me õppisime siin seda, et selleks raamatukogus printida, sul on esiteks vaja aeg panna kirja ja teiseks on sul vaja võtta oma paber sinna kaasa printida. Ja siis me tolle hetkel ei teadnud seda, meil jäi see printimine katki seal, aga nüüd teadsime, aeg on vaja panna kirja, oma paber on vaja kaasa võtta ja seal on limiteeritud ka. Ja siis seal on limiteeritud see nagu, et 10 paberit saab üks inimene printida ja selleks, et printida, sa pead andma kas oma passi või siis nii nagu nende raamatukogu meeste kätte seal siis. Võt. Nii et esimene printimine ka siin Hispaanias tehtud. Aga mulle tundub, et meil ei hakkagi sadama. Või tegelikult pilvine on, aga ma ei tea. Ma nii loodan, et meil hakkab, sest tõesti nii kuiv on. Ja seda sadu on lihtsalt nii väga vaja tegelikult ette ka. Siin ongi see, et kui koertega inimesed jalutavad siin, siis nagu koerad kusevad kõik tänavatel, see kuseäis nagu käib üle. Et see on nagu hea, kui vihm ikkagi ühe puhtaks peseb. Teeb õhu ka väga mõnusaks, ühesõnaga mida iganes. Räägime hiljem edasi. Ja täna õhtul tulime hoopis spontaanselt sööma. Viimane väljasöömine, mis saab meil kahekesi enne beebi tulekut. Üks sükane üli hea lihakoht siin Torreviejas. Selle nimi on Mesón El Huertano. Me oleme siin nüüd 3. korda ja ma olen siit alati lammast võtnud ja see on lihtsalt nii hea ja kõik teised, mis ma olen maitsnud siin nagu teiste trikutest on ka nii head olnud, et üli hea lihakoht, kui sa tõesti tahad head lihakohta, siis nagu täiega soovitan. Vot selline siis on see nimi, nii et kindlasti tulge. Eelmine kord ma siin proovisin sellist limonaadi, ma olen näinud seda siin müügil hästi palju, aga ma ei ole seda kunagi proovinud ja siis eelmine kord proovisin ja see on nii hea limonaad. See on nagu mõnus, teil on nagu liiga magus, aga ta on siukene nagu magus hapukas, nagu nii meeldib ausalt ka. Nii et ma tahtsin seekord jälle seda. Erog, see on üli hea sai. Siis ma tahtsin seda lihapirukat ja krevetike. See on ikka ulme tõesti, ma ei tea, meie juurest on veel suurem ports kui enne oli. Jah, käär. Oh my god. Kas see on nagu see, siin ääres on nagu raskude, niimoodi nii huvitav. Oh my god. No ja tissu. Kell on 10:55 ja ma vahepeal siin tukastasin
Sest et reaalselt mul eile õhtust peale on siuke peavalu olnud täiesti ebareaalne ja tavaliselt nagu peavalu ikkagi ööga läheb üle. Aga ma ei tea, kuidagi ei läinud üle ja siuke hästi nagu nõrk on olla. Nii et ilmselt ma teen hiljem veel mingi uinaku ja ma ei tea, kuidagi siuke kahtlane on olla. Siuke tõesti nagu ei ole hea olla ja pole ammu saanud siukest asja ausatades öelda, et pole hea olla. Nii et tänane päev, ma ei tea, palju ma vlogin siin isegi, sest et lihtsalt kuidagi pea on paks ja siuke lihtsalt nagu uimane ja raske on olla. Ma ei tea, millest see on. Teate, ma ei ole ammu nii hilja kohvi joonud. Kell on 14.23. Ma tavaliselt joon kohvi selline kõige hiljem kell 11, aga nagu te näete, siis täna ma olen olnud väga vaikne ja täiesti nagu autis omadega, nii et see kohvi kulub lihtsalt nii ära, oh my god. Lihtsalt see, et ma tean, et me lähme õhtul jälle filmima, me lähme filmima jälle neid trennivideoid ja sellepärast ma ei ole ka täna hommikul jalutamas käinud, et ma nagu reaalselt saate aru, nagu energiaga ongi lihtsalt nii, et ma pean energiat kokku hoidma, sest et nagu energiat lihtsalt nagu ei ole. Ja kui ma tean, et õhtul on vaja filmida, siis selleks ongi vaja nagu ülejäänud päev lihtsalt energiat hoida, energiat koguda. Lihtsalt nii on. See on lõpurasedus ja siukest väsimust never ei ole elus olnud nagu praegu siin viimaste nädalatega. Et minul hakkaski see väsimus rasedusega nagu süvenema, ütleme teise trimestri poole pealt umbes. Et enne seda, ma ei tea, mul nagu ei olnudki väga midagi, aga ma hakkasin nagu järjest rohkem väsima ja nüüd lõpus ma olen ikka väga väsinud. Nii, aga ma olen täna ka ausalt öeldes üsnagi vähe vett joonud, nii et ma näitan teile meie nippi siin Hispaanias. Meil on nagu hullult maitseb mulliga vesi on ju ja maitsega mulliga vesi on Eestis hull teema. Nagu see ükskõik kus sa ka ei käi, sa saad maitsega mullivett igalt poolt reaalselt. Ja siin ei ole maitsega mullivett väga, me ei ole näinud vähemalt ise. Ja nüüd üks päev Kaspar avastas, et meil siin on siuke pood nagu Konsum. Igatahes seal siis müüakse sellist nagu sidruni mahla hapet ja lihtsalt segame kokku tavalise mineraalmullivee ja selle. Nagu nii lihtne, aga nii hea lifehack, seda tuleb siia üsnagi palju panna, panen siit praegu kõik ära. Ja saadki reaalselt nagu, see võib kõlab naljaka lifehackina, aga saad nagu nii maitsva vee lihtsalt. Ja kusjuures fun fact, Hispaanias on need mineraalmulliveed täiega odavad. Nagu üks selline, sa võid, oleneb poest muidugi, suht igas poest sa saad alla 50 sendiga, saad ikka sellise 1,5 liitrise mineraalvee, aga võid saada ka siuke, ütleme 40 sendiga. Ma tunnen, et ma hakkan jälle inimeseks tagasi muutuma. Õudne on olla siuke inimvare, lihtsalt sa oled nii väsinud, peavalutab paan olla, lihtsalt käid virised ringi, nagu mulle üldse ei meeldi ja oledki lihtsalt ebaproduktiivne. Kuigi rasedana sa peaks lihtsalt mõtlema sellele, et su keha vajabki puhkust, su keha toimetab mingi topeltuuridel ja kõike seda. Nii, aga valame siis kohvi. Piima ka vaja. Ja kohvi ma ka rasedana, selles suhtes ma joon poole vähem, kui ma jõin enne. Nii et ärge muretsege. Enne kui ma hakkasin kohvi tegema, siis ma tegin ju teise uinaku veel tänase päevaga. Ja ma magasin vist jälle mingi 2 tundi või. Nii et tänane päev ongi lihtsalt magamine, söömine, joomine, magamine, söömine, joomine, ohkimine, puhkimine. Ja õhtul siis lähme filmima, et vähemalt ma tean seda, et õhtul ma olen produktiivne, aga tegelikult nüüd ma juba tunnen, et mingi tuhin hakkab sisse tulema
nii et ma panin selle video, kus ma räägin 3. trimestrist, panin YouTube'i üles laadima, nii et võib-olla on see juba üleval, kui te seda videot näete, siin seda vlogi. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla ma hakkan seda sama vlogi ka siin monteerima, sest et konkreetselt iga päev võib laps tulla. Ma ei tea, palju ma seda öelnud olen, aga no reaalsuses see nii ongi, et ma ei tea ju, kuidas nagu, kui laps sünnib, kuidas mul siis, ma ei tea, korraks mingi aega on, et mingi monteerida, kokku panna. Ma arvan, esimene asi, mida ma tahaksin nagu oma YouTube'iga seoses teha, on see, et ma tahaksin panna sünnitusvlogi kokku, sest et ma kindlasti filmin nii palju kui võimalik. Ja by the way, ma unustasin eile sellest rääkida, et me käisime ju haiglas eile, et nagu kas seda sünnitusplaani on vaja jätta sinna haiglasse või ei ole. Ja siis tuli välja, et ei ole. Et nagu ma arvasingi, et ei ole tegelikult, aga ChatGPT ütles, et on, nii et tasus nagu küsida igaks juhuks. Nii et siis see on ka nagu selgus on majas meil sellega ka. Ja siis ma panin enda Instagrami täna ka postituse, suht naljakas, te võite minna vaatama sellest, milline on olnud Kaspari POV ehk siis point of view minu rasedusega, ehk siis kus ma seal haiglas olen, tema nagu fotod, mida ma ei ole kuskil avaldanud, kus ma olen seal haiglas, kus ma olen seal ultralis, kus ma lihtsalt mingi magan, oksendan, puhkan, lihtsalt mingi, ma ei tea, igasugused jäädvustused, nii et soovitan minna vaatama. Juba praegult nagu hullult kerib see postitus kuidagi lampi lihtsalt mingi päev vaatasin, et Kaspar on nii palju huvitavaid pilte minust raseduse ajal ja nii naljakas nagu ma arvasin esimese rasedusega nii, et kui nagu kõht natukenegi on rohkem bloated raseduse alguses, siis on mingi oh my god, kõik saavad aru, et ma olen rase, nagu see kõht on suur. Ja siis sa vaatad tagasi sellele kõhule üks hetk ja sa oled mingi, kus on kõht? Kus on siin pildil kõht? Ja neid siukseid pilte ma nagu nägin mingi 3-4 tükki Kasparidel osad, nagu me olime mõlemad mingi, oh my god, mul kõht täiega kasvab. Tegelikult nagu reaalsus on see, et ma praegu mõtlen, kas ma olen üldse nii peenik olnud kunagi või? Kas ma ei olegi kogu aeg selline olnud või? Täiesti haige. Aga teate, ma ütlen ausalt, et nüüd sellega, kus mul nagu täna on kuidagi siuke hästi loid olla, pea võlutab, siis täna ma tunnen küll, et laps võiks sündida nüüd. Et kui ma olen siin kogu aeg ketranud, et ma ei ole üldse kärsitu, ma ei olegi kärsitu tegelikult, aga lihtsalt nagu nüüd on mul küll see, et tule juba. Et tule juba lihtsalt, vaata. Nüüd on see tekkinud. Aga ütleme nii, et need Braxton Hicksid ikka käivad kogu aeg mul, ehk siis need nii-öelda valetuhud, igapäevane nähtus täiesti. Ja siuksed nagu, ongi nagu siuksed päevadelaadsed nagu krambid, aga need kestavad ülivähest aega, nagu tõesti mingi 5 sekundit on täna kestnud, mõni päev kestis kauem ka. Aga nii huvitav, nagu nii äge mõelda, et reaalselt täna, täpselt nädala pärast on tähtaeg. Täna on 10. august ja täpselt 11. august ja täpselt nädala pärast on meie beebi tähtaeg. See on nii crazy, et ma ei tea, kui te olete mu esimest rasedusvlogi vaadanud, siis kui ma alles teada sain, et ma olen rase ja ma olen Kasparile veel öelnud, ma läksin kinki ostma, et talle öelda, siis ma rääkisin ka see vlogis, et oh my god, ta sünnib augustis, ta sünnib minu sünnipäeva kuul. Aga kas te saate aru, et see oli sellel hetkel detsember, nagu mõtle tagasi nüüd, detsember, jõulud, enne jõule, nagu kui ammu see oli, aga samas nagu hirmutav on mõelda, et kui kiiresti see on läinud, siis kujuta ette, kui nagu kiiresti hakkab aeg minema, siis kui laps sünnib, siis hakkab eriti kiirelt kõik jooksma, et aga ma tahaksin öelda ikkagist korraks rääkida oma nagu nii-öelda mõtetest ka lapse sünniga seoses, et ma olen nii elevil, ma olen nii tänulik, nii äge, aga samal ajal on ka nagu kahtlemata mingid hirmumõtted, et issand, kas ma nagu saan hakkama
kas me saame hakkama üle üksinda selles, kas ma saan aru, millal ta tahab magata, millal ta tahab süüa, millal ta tahab nii-öelda potile, on ju, et kas ma saan nendest asjadest, kas mul hakkab tulema piisavalt rinnapiima. Kõik asjad, et ikka nagu tahad nagu kõige parem olla ja siis mõtledki üle võib-olla mingite asjadega. Pluss on see, et sa teed seda esimest korda ja siis see ongi nagu selline, et võib-olla kui teist korda teed või noh, tegelikult kindlasti ongi nii, et kui teist korda juba või kolmandat korda saad, sünnib laps, siis sa mõtled hoopis teistmoodi, sa ei pabisti üle kõike seda, et ma proovingi seda nagu meeles hoida, ma proovingi seda võtta nii, et just kui mul oleks teine laps juba, ma saaks esimesega ka nii nautida, nii palju kui võimalik, et ei mõtleks nagu üle kõike seda beebiaega ja täiega saaks nautida ja lihtsalt nagu elada täiega hetkes. Aga nii tore aeg, nii äge aeg ja ma juba lihtsalt ootan, et ta välja tuleks. Tahtsin teile näidata, mul tuleb siin seiga kohe koostöö ja siis ma selle koostöö raames tellisin endale riideid ja paar asja beebile ka ja vaadake, kui nunnud pikad püksid ma tellisin siukse mummikestega ja siis sellised neutraalsed on ju ja reaalselt siia komplekti nagu sobivad pusad. Need on 68 sentimeetrit ehk siis täpselt siis, kui meil on ka siin juba pika riideaeg. Nagu nii nunnud ausalt. Ma nii ootan juba, et neid kätte saata ja neid panna talle selga ja nii cute ausalt. Nii, mina siin päev hiljem olemas täpselt samas asukohas, kus eilegi sai klipp lõpetatud. Aga lõpetame selle vlogi siinkohal ära. Aitäh, kui sa jõudsid see video lõppu. Ilmselt järgmine video on juba 90% tõenäosusega sünnitusvlog. Nii et loodan, et kogu see rasedusteekonna kajastamine siin YouTube'is on sulle meeldinud. Ja kajastan kindlasti lapsega seoses ka asju edasi. Nii et kindlasti subscribe'i, like'ist videot. Näeme jälle järgmises vlogis või story time'is. Ciao!